Hei, hei, kaasaegne naine. Tere tulemast kuulama järgmist podcasti episoodi. Ja kaasaegse naise podcast on siis naisele, kes tahab elus rohkem kui lihtsalt okei. Sul on valdkondi, kus sul läheb päris hästi, aga sa tahaksid sinna vinti veel peale keerata, sest kes meist tahab elus tagasi vaadata ja mõelda, et mis siis, kui, vaid tõesti, me tahame elada elu ägedalt. Kuid tänases saates tahan ma rääkida sulle sellest, et mis päriselt siis töötab naiste keha ja meelega. Ja täna võib-olla on täiesti võrreldes minu varasemaid episoode täiesti teistsugune episood. Ja see võib muuta sinu jaoks kõike nagu tõsiselt, päriselt. Sest ma räägin täna sellest, et kuidas 75 haart väljakutse naisele ja kuidas meie naiste kehad ei tööta nagu meeste kehad, kellel on võib-olla 24-tunnine tsükkel, vaid meil naistel, kellel on 28-päevane tsükkel. Aga ilmselt võib-olla sa oled tänaseks juba kuulnud 75 haardväljakutsest, võib-olla mitte. Aga tegu oli mingil hetkel sellise tohutult viraalse või siis laialdaselt levinud väljakutsega, eriti veel sotsiaalmeedias. Ja väga paljud enesearengu teel olevad inimesed, ka just sellised ka kaasaegsed naised, kes tunnevad, et nad tahavad elus rohkem kui lihtsalt okei. Ja ka mehed, eks ju, proovisid seda. Ja mis siis juhtus on see, et see on väga see on raske väljakutse. Ja väga palju inimesi ikkagi esimesel korral vähemalt nii-öelda põleb läbi, failib. Ja väga tihti see on mitte sellepärast, et nad oleksid nõrgad, vaid sellepärast, et keegi ei rääkinud neile seda, mida mina täna teile räägin. Ja just naiselt naisele seisukohast. Ja ma tahangi öelda selles suhtes, et ma olen inimene, kes tunneb, et ma tahan midagi juurde õppida, mitte lihtsalt sellise õppimise pärast, vaid sellepärast, et ma saaksin nagu selle kohta rohkem infot. Siis ma olen inimene, kes ma lihtsalt ei jäta seda teoreetilist infot nagu enda pähe, sest sellest ei ole mitte mingit kasu, vaid ma lähen ja elan selle info põhjal, mida ma just olen omandanud. Ja siis, kui ma olen ka selle läbi elanud, siis ma tunnen, et ma saan jagada selle info põhjal, mis ma õppisin, mis ma ise läbi elasin, isiklike kogemuste põhjal ka midagi kasulikku teistele ja ma saan aidata teisi sarnastest kohtadest läbi, sest ma olen ise elanud seda, see ei ole lihtsalt teooria. Ja samuti oli ka selle 75 haardväljakutsega. Aga tõesti, täna me keskendume sellele, et sinu keha ei tööta 24-tunnises tsüklis, see töötab 28-päevases tsüklis. Ja see tõesti muudab selle väljakutse jooksul kõike, nii treeningud, dieeti, motivatsiooni, magamist, põhimõtteliselt kõike. Ja siis täna räägimegi sellest, et kuidas see 75 haardväljakutse tegelikult võiks naistele päriselt sobida ja toimida. Ja kui sa teed oma tsükliga koostööd, mitte selle vastu. Aga veel enne, kui me sellesse sukeldume, võib-olla ma teeksin kiire ülevaate, sest võib-olla mõni teist kuulab seda podcasti ja 75 haard kohta täiesti esimest korda. Ehk siis 75 hard, 75 raske on Anti Frisella loodud mentaalne vastupidavuse programm. Ja nimi ütleb selle juba ise, et tegelikult ka, et 75 päevaga iga päev tuleb siis täita konkreetseid ülesande ilma mingisugusete eranditeta. Reeglid on väga lihtsad, aga nad on ka väga halastamatult ranged. Ehk siis kõigepealt on hästi oluline see, et sa teed 2 45-minutilist treeningut päevas. Ja üks neist peab olema õues.
ja see ei ole 43 või 44 minutit, see on täpselt vähemalt 45 minutit ja nende treeningute vahe peab olema ka vähemalt 3 tundi. Et sa ei saa jalutamas käia ja siis hüpata kuhugi jõusaali, vaid sa pead planeerima oma päevas, kuidas ja mismoodi sa neid trenne teed. Siis sa pead valima väga mingisuguse range dieedi või toitumiskava, mida jälgida. Ja selle 75 päeva jooksul ei tohi sul olla selliseid petueineid või petupäevasid, mis võib-olla mõnes teises programmis on lubatud. Sellised cheat mealsid. Mitte mingisugust alkoholi ei tohi ka 75 päeva jooksul olla. Siis sa pead jooma 4 liitrit vett päevas, lugema 10 lehekülge mitte ilukirjandust, vaid midagi, mis on seotud siis enesearenguga, ettevõtluse kasvatamise, äri või mingite selliste asjadega, mitte ilukirjandust igal juhul. Ja iga päev tegema endast siis progressive foto, selfie. Ja kui sa ühel päeval mingi ühe tegevuse vahele jätad või siis libastud näiteks toidu koha pealt, siis sa alustadki täiesti nullist. Ja see kontseptsioon on väga võimas ja selle eesmärk ongi tõestada endale, et sa suudad iseenda sõna pidada. Et sa oled distsiplineeritud ja et sinu mõistus, see, mis sul seal 2 kõrva vahel toimub, on sinu kehast tugevam. Ja mulle väga meeldib see kontseptsioon, sest väga tihti naised ka võitlevad selle ülekaaluga. Aga ägedad naised, kes tahavad et elu oleks rohkem kui okei, siis see algabki sellest, et ma tunnengi ennast oma kehas hästi, sest kui ma tunnen ennast oma kehas hästi, ma olen ilus, seksikas, siis see lihtsalt särab nii palju väljaspoole ja ma olen täiesti veendunud selles, et mida ilusam ja seksikam sa oled, seda rohkem raha ka sa teenid. Vaidle mulle vastu, aga nii on. Ja ka minu enda teekonnal ikkagi see, kui ma panin oma tervise ja heaolu esimesele kohale, siis hakkas ka kõik muu paremini minema. Ja ma olen väga veendunud ka selles, et ülekaal ei tule mingitest geenidest või mingist keskkond kindlasti mõjutab, aga eelkõige on ülekaal vaimne probleem ja see, mis seal 2 kõrva vahel toimub. Aga see väljakutse ei ole nii väga selles mõttes, et dieedi või võtame 75 päevaga tohutult kaalust alla väljakutse või motivatsiooni väljakutse, see on ikkagi selle vaimse südikuse väljakutse, et kas sa suudad pidada endale antud sõna, iseendale antud lubadusi. Ja ma siis tegelikult, kui mu eelmisi podcast'e kuulata, siis ma tegelikult tegingi podcast'i episoodi sellest, kui ma plaanisin alustada, alustasin ja ma suutsin selle väljakutset teha siis 16 päeva ja 17. päeval ma siis failisin, libastusin, ei pidanud reeglitest kinni ja nii lihtne oleks öelda, et Annika, et aga keegi ju ei tea. Et see on justkui sinu enda asi, et jätka. Aga mis on selle väljakutse eesmärk ongi see, et kas ma suudan endale antud lubadustest kinni pidada. Ja kui ma ikkagi failisin, siis ma olen number 1 asi, ma teadvustan seda ja number 2 on see, et ma tegin mingi asja läbi, ma võtan sealt õppetunnid enda jaoks, aga ma jagan neid õppetunde ka sinuga. Et võib-olla see on midagi, mida sinul on täna vaja kuulda. Ja ma kindlasti ei failinud seal sellepärast, et mul lihtsalt tahe oleks kuidagi ära kadunud, vaid tõesti, mul tuli selline error mu enda peas, et minu keha ja meel ei teinud koostööd ja mul puudus teadlikkus, mis toimub. Mul oli tohutu väsimus, ma tundsin, et mul on tohutud isud, ma tundsin, et ma üldse ei jaksa midagi. Ja tõesti, 17. veebruar oli siis see päev, kus ma failisin ja see failimine seisnes selles, et ma sõin vastlakuklit.
ma sõin vastlakuklit. Ma veel olin ise päeval kirjutanud abikaasale, et kui ta töölt koju tuleb, et käigu poest läbi, et vastlapäev on, et toogu vastlakukleid lastele. Ja siis lapsed ei tahtnud üldse neid vastlakukleid süüa, sest nad olid seal koolis ka saanud juba ja siis nad seisid seal laua peal. Ja ma siin täna räägin sulle selle naise 28-päevasest tsüklist ja, ja kui ma tõesti usun, et kui ma oleksin seda tol hetkel võib-olla teadlikult tähele pannud ja märganud ja oleksin ennetanud neid asju, millest ma sulle siis ka räägin, kuidas sa saad olla rohkem valmis või üldse, kuidas me treenime naistena, et minu arust see on väga oluline kontseptsioon, siis võib-olla ma oleks sellele vastlakuklile suutnud ilmselt ka ei öelda. Aga ma ütlesin ja sellega siis ka minu see 75 haard väljakutse teekond selleks korraks katkes. Ja siis ma sukeldusin sellesse, et wow, mis siis parasjagu juhtus, hakkasin uurima ja tegelikult sain väga loogilise vastuse. Ehk siis tõesti, siin on asi, mida koolis tegelikult meile sellisel kujul ei õpetata. Meile kuskil seal põhikoolis tüdrukud ja poisid viiakse kuhugi eraldi kohta, kus siis neile räägitakse ma ei tea, seksuaalkasvatusest ja natuke sellest, et mis meie kehadega toimub, mis muutused on tulemas. Aga keegi ei räägi ka sellest, et mis see siis 28-päevane tsükkel ja mis see naise keha jaoks tegelikult tähendab. Aga see on info, mis tegelikult ka minule on ju mingis mõttes 39-aastasena ikkagi üllatav ja uus. No mitte nüüd nii uus, aga nüüd ma olen nagu väga palju rohkem teadlik sellest. Aga vabalt, et kui ma oleks teadnud seda juba sellest noorest east peale, võib-olla ma oleks nii palju asju oma elus teinud rohkem oma tsükli põhjal ja ma ei peaks tundma seda, et issand, et minul on midagi viga, sest ma ei saa aru, mis mu kehaga toimub. Aga kui ma tean, mis mu kehaga toimub, mis selle 28 päeva jooksul, et meil on naistena 4 erinevat faasi, siis isegi kui ma näiteks koolis oleks õppinud, ma oleks võib-olla suutnud teadlikumalt planeerida seda, et mis hetkedel, ma ei tea, klassi ees teha ettekannet, mis hetkedel sukelduda teooriasse rohkem, mis hetkedel tunda, et okei, nüüd on okei natukene lõdvemalt võtta. Aga jaa, mehed elavad päevast päeva suhteliselt ühtlasel sellisel hormoonilisel kõveral, et nende testosteroon tõuseb hommikul ja langeb õhtuks. Ja iga päev on üsna samasugune. Et selline hästi lineaarne võiks olla selline meeste igapäevane 6-6 see graafik. Aga naiste hormonaalne reaalsus on täiesti teistsugune. Meil ongi need 4 erinevat faasi ja iga ühes nendest 4 faasist seal 28 päeva jooksul on ka meie keha täiesti erinev, meie energia on erinev ja see, kuidas ja mismoodi me jõuame ja suudame, on ka erinev. Aga räägime siis nendest faasidest. Ja et see 28 päeva on siis, eks ju, naiste menstruatsiooni tsükkel, kui sa selles suhtes ka kuuled esimest korda. Aga siis ongi see menstruatsioonifaas, need on tavaliselt siis päevad 1-5, et kui pikalt kellelgi need päevad seal kestavad. Ja see on see aeg, kus tegelikult naise keha on kõige nõrgemas seisus. Meie östrogeen ja progesteroon on madalad. Keha puhastab ennast. Ongi kuupuhastus ju. Ja see tähendab ka seda, et meie energia on madal, sul võib olla mingisugused, eks ju, menstruatsioonivalud ja selline tohutu väsimus. Mis see siis seal 75 haard väljakutse kontekstis ka tähendab, on see, et kui me tõesti peaksime nendel päevadel tegema 2 korda päevas trenni, siis see ongi see, et meie keha on nii väsinud, et kui me teeme trenni samasuguse intensiivsuse ja jõudlusega, nagu me teeme seda võib-olla muul ajal, siis me tunnemegi, et me oleme võib-olla natukene katki.
aga see absoluutselt ei tähenda, et 75 haardi ei sobiks meile, see lihtsalt tähendab, et me peaksime võtma sellel ajal teadlikumalt seda, et me teeme natukene kergemat trenni, et me ei oota endalt maksimumtulemusi. Et jalutuskäigud on võib-olla kergemad, pole nii kiirustades, võib-olla hoopis mingi jooga, venitus, mis tegelikult ju ka kvalifitseeruvad seal harjutuste alla ja kui sul on võib-olla seal jõusaalitrennid, siis lihtsalt tõstadki, paned raskused nagu kergemaks ja teed rahulikult. 75 hard kontekstis see tähendabki seda, et sa lihtsalt teed rahulikumalt, aga jätkad targemalt. Et kui sul on see info ja teadmine. Siis pärast menstruatsioonifaasi tuleb meile follikulaarne faas. Need on tavaliselt seal päevad 6–13. Ja see on tõesti see aeg, kus meie östrogeen tõuseb, meie energia tuleb meie juurde justkui tagasi. Ja ta mitte lihtsalt ei naase nagu, et me oleme kuidagi superenergilised, vaid sageli me tunneme ennast nagu paremini kui kunagi varem, nagu ma olen nagu äge. Ja sa oled väga sellel faasis oma kuutsüklis, sa oled väga fokusseeritud, sa oled väga motiveeritud, sa oled väga optimistlik. Sa oled nagu valmis võtma kõik igasugusi uusi põnevaid projekte, hakkame mingeid uusi harjumusi juurutama, vanaseid mustreid murdma. Sinu aju on sisse lülitatud sellesse, ma ütleksin siis, režiimi, et ma tahangi järjest katsetada. Ja tegelikult see on 75 hard kontekstis nagu sinu supernädalad. Ja siia võid tõesti panna oma kõige raskemad treeningud, mingisugused uued harjumused kinnistuvad kõige kiiremini ja kui sa oled mõtlemas, et millal alustada 75 hard väljakutset, siis see on täpselt see aeg, kus on kõige parem aeg selle väljakutsega alustada oma tsükli seisukohast. Et ma ise ka, kui ma seda kontseptsiooni kuulsin, mõtlesin, et ma panen mingi kuupäeva paika, et kogume grupi naisi kokku, et alustame 9. märtsil, eks ju. Tänaseks mul on tulnud ikkagi selle 3 nädalaga selline teadlikkus, et see on eks ju ikkagi sinu individuaalse vaimse võimekuse väljakutse ja kõige parem aeg on ikkagi alustada lähtuvalt sinu enda tsüklist. Ja see follikulaarne faas on lihtsalt ideaalne ja see on ka see koht, kus mina alustasin seal 1. veebruaril selle väljakutsega, sest ma olingi täpselt selles kohas. Need esimesed nädalad olid minu jaoks nii kerged, see tuli nii loomulikult ja siis see tunduski, et mis see siis 75 päeva ära ei ole. Aga kuna mul puudus see teadlikkus ja info, mis ma nüüd oma kogemuse põhjal olen saanud, siis see viiski lõpuks failimise juurde. Aga mis siis juhtub pärast follikulaarset faasi, tuleb meil ovolutsioonifaas. Need on tavaliselt päevad 14–17. See on hästi lühike, aga hästi võimas aeg, kus tõesti meie östrogeen on tipus, testosteroon on natuke kõrgem ja see on see aeg, kus sa oled nagu ülisotsiaalne, energiline, endas kindel ja tõesti see on sinu keha jaoks see hetk, kus sa oled kõige tugevam. Ja 75 hard kontekstis tähendab seda, et sa saadki maksimumiga teha rasked jõutreeningud, kõrge intensiivsusega mingi kardio, tõesti välja kutsuvad eesmärgid nendeks selleks ajaks, sest sinu keha on selleks valmis. Ja siis tuleb see luteaalfaas, mis on siis päevad 18–28. Ja see on see koht, kus tegelikult naistena see 75 hard muutubki väga raskeks, naised põlevad läbi ja see on see koht, kus mina põlesin läbi, failisin. See on see koht, kus meie progesteroon tõuseb, östrogeen langeb ja tegelikult meie keha valmistub kas uueks või siis nagu meie keha lihtsalt valmistub raseduseks või siis järgmiseks tsükliks, eks ju. Ja see on see aeg, kus me hakkame tundma, et meie energia järk-järgult lihtsalt langeb, väheneb, ma ei jaksa enam nii kiiresti kõndida, üldse ma ei jõua mingit raskust tõsta, ma ei jõua hommikul võib-olla voodistki üles tõsta, ühesõnaga energia on nagu hästi-hästi vaikselt hakkab nagu langema. Ja siis ka selline asi nagu PMS võib end tunda anda.
See on see koht, kus naised tunnevad, et oi, mingisugused toidud on palju ahvatlevamad. Vastlakukkel tundus nii hea ja maitsevam ja tõesti see motivatsioon ka hajub. Ja näete, siin ei ole mitte midagi süüdi seoses sellega, kas sa oled piisavalt distsiplineeritud, sinu keha ütleb seda. Ja mida see siis 75 hard jaoks tähendab? See ongi see kõige suurem mentaalse tugevuse katse ja ma ei olnud selleks valmis, ma lihtsalt ei teadnud. Ja kui sa tead, et see on normaalne, kui ma nüüd nagu mõtlen selle enda kogemuse peale, et tegelikult see oli jumala normaalne, ma oleks võinud lihtsalt olla rohkem teadlikum, teha kergemaid treeninguid, aga ma nagu mõtlesin, et ma ikkagi pushin ennast, et see on ju 75 hard, et ma ju pean igal pool maksimumi andma, raskemalt tegema. Ma ei kuulanud oma keha. See on see aeg, kus tegelikult me peaksime toituma teadlikumalt. Ja näiteks, miks ma ei soovita 75 hardi jaoks valida kaloritel põhinevat dieeti, vaid ikkagi mingi, minu põhjal oli see, et 30–50 grammi valku, eks ju, 3 toidukorral nädalas, päris söök ja hästi lihtsad reeglid olid. Aga ka sellel perioodil ma tundsin, et ma tahan nagu süüa samamoodi, nagu ma olen nagu eelmised nädalad toitunud. Aga tegelikult ma ju tundsin, kuidas mu keha januneb selle järgi, et tahaks rohkem süsivesikuid. Ja kui enda vastu aus olla, siis tegelikult ongi see aeg, kus seda meil naistena ongi rohkem vaja. Ja mingite allikate põhjal see on isegi 150–300 kilokalorit päevas rohkem. Nagu sellel perioodil. Et kui ma oleks lihtsalt lubanud oma kehal seda, et tõesti rohkem süsivesikuid, rohkem sellist lihtsamat, kergemat asja, ma oleks lihtsalt teadlikumalt lähenenud sellele. Ilmselt ma oleks saanud sellest vastlakukli ahvatusest ka üle, sest sellele pärast jälgis, et ma sain šokolaadi ja kõiki palju süsivesikuid tuli sinna hiljem juurde. Aga ma olen nagu kui ma oleks lihtsalt olnud teadlikum ja oma keha osanud paremini toetada, siis ma usun, et ma oleks sellest saanud üle. Ja kui ma kindlasti kavatsen seda 75 hard väljakutset uuesti mitte katsetada, ära teha, vaatame, kuidas me ise, eks ju, oma sõnu kasutame, siis ma lihtsalt olen teadlikum. Ja loomulikult selles perioodis on hästi oluline ikkagi seda 4 liitrit vett ka juua. Aga siis tasub üldse mõelda, et see on väga hea küsimus, et eks ju, et see 75 hard väljakutse kontseptsioon tundub nii põnev ja äge, aga kas see üldse on nagu naistele sobilik? Ja tõesti, ma ütlen ausalt, et see 75 hard väljakutse sõltub natukene sellest, et kuidas sa seda teed. Et kui tõesti teha seda sellisena, nagu see on kirjutatud, ja me üldse ei arvesta tsükliga, vaid ongi kogu aeg nagu 75 päeva peaks olema ühesugune intensiivsustempo, siis tõesti, see on mõeldud sellisele mehele, kelle hormoonid on päevast päeva suhteliselt stabiilsed. Sellised alfamehed. Aga samas naistena see ei tähenda, et me peaksime selle kuidagi maha kandma. See lihtsalt tähendab seda, et seda tuleks natukene nutikamalt teha. Ja minu plaan ei ole kuidagi teha, et ma nüüd hakkan enda jaoks kuskil reeglites erandit otsima, et veebis liigub ka selline variant nagu 75 soft ja see kaotab ju oma eesmärgi ära selle mentaalse tugevuse, kui me teeme kõiki asju nii pehmelt, siis ma mõtlen neid üldse teha, siis ma lihtsalt jälgin oma tavapäraseid asju, mis ma niikuinii teen ja ma ju teengi neid niikuinii pehmelt. Aga just see, et see distsiplineeritus, endale antud lubadustest kinnipidamine, et loomulikult see 2 korda päevast trenni jääks alles ja see on üks ka väga-väga raskeid väljakutseid, et kuidas seda planeerida. Aga tõesti selles folikulaarses faasis teha asju lihtsamalt, kergemalt, jalutadagi rahulikumalt, aeglasemalt, et sa ei pea ju seal kilomeetreid asju tagama sajama, sa lihtsalt pead 45 minutit lonkima seal siis, et sa ikkagi oma keha liigutad, tõstad kergemaid raskusi.
ja vabandust, see follikulaarfaasis teed rohkem ja siis luteaalfaasis teed siis rahulikult. Ja mõlemad on ju tegelikult lähevad treeninguna arvesse, mõlemad loevad ja sa kuidagi ei lähe nendest tingimustest, ei kaldu kõrvale. Ja samamoodi näiteks ka dieediga, et endiselt, et see 75 päeva sa ei pea sööma mingisuguseid noh, cheat meal'e, mis, vaid lihtsalt kuulad oma keha ja luteaalfaasis ongi rohkem tervislikke rasvu ja süsivesikuid ja see ongi strateegia, mitte nõrkus, et sa lihtsalt kuulad oma keha, et meie mingi kaalulangus, rasvaprotsent, lihasmass, need ei lange nagu lihtsalt ühes sirgjoones, et meie keha toimib teistmoodi ja see toimib ka selles mõttes teistmoodi, et vahel me hoiame ka vedelikku rohkem, et kui see 4 liitrit vett päevas hoida, et see kaalunumber ei ole ka niimoodi, aga tõesti selles 16 päevaga minu lihasmass tõusis, mul on kohe numbrid ees, aga oleks oli 2,2% ja rasvaprotsent siis langes seal 2,1 või midagi, nad olid väga sarnased, eks. Et igal juhul see nagu toimis ja töötas ja loomulikult see toimib sellepärast, et kui sa toitud tervislikult, siis ja liigud, siis see mõjutabki sinu kehakaalu ja välimust ka. Ja mis ma veel selle fail imise ja selle esmakordse katsetamisega õppisin, on see, et distsipliin ei tähenda ju enda piinamist. Distsipliin tähendab ka seda, et me teemegi oma kehaga koostööd. Iga päev, 75 päeva järjest. Ja mis veel, et Annika, et nüüd sa fail isid, et kas sa oled mingi läbi kukkunud. See on täpselt see, mis tähenduse me asjadele anname. Kui ma 1. veebruaril seda suure hurraaga seal suure energiaga faastis pihta hakkasin, ma hakkasin pihta ja mul on ikkagi tänu sellele 16 päeva kogemust. See juba muutis ju minu kehakoostist, aga mis ma selle ajaga tegin, ma tegin nii palju muutusi enda elus, et esiteks, eks ma pean hakkama kaanest kaaneni, lugesin raamatuid läbi, et ma ei saa ühtegi uut raamatut enne võtta, kui mul on üks läbi loetud. Ja täna ma olen lõpetamas 3. raamatut, kaanest kaaneni, mis minu puhul, kus mu aju tahab kogu aeg hüpata ühe teema juures teise juurde, on täiesti erakordne. Ja issand, kui hea tunne, kui ma ikka kaanest kaaneni raamatu läbi loen. Ja selle 3 nädala jooksul 3 raamatut. Ja kuidas ma siis võtsin kätte ka kõik see energia, tegutsemine, liikumine, kus sa oled nii palju fokusseeritum, kuidas ma võtsin kätte ja tegin näiteks ka ühe müügiakadeemia She Sells Academy, mis on number 1 naistele suunatud müügiakadeemia, kuidas müüa siis selliseid high ticket pakkumisi, kuidas ma võtsin lihtsalt selle kätte ja 2 nädalat tegin hästi palju rollimänge öösiti USA ajatsoonis seal teiste naistega ja kuidas ma siis lõpuks selle eksami ka ära tegin, et mida ma olin siis hästi pikalt edasi lükanud. Et ja sealt tuligi see, et võib-olla ma olin nii väsinud, ma ei plaaninud oma und piisavalt palju ja et ma olen täna selle kogemuse võrra nii palju rikkam ja teadlikum. Ja ma saan seda kasutada ka oma ettevõtluse juures, tervise juures, treeningu juures, et alati on parem tulla sealt oma peast maailma, sul võib olla idee, mõte, pane see päriselt töösse, vii see päriselt ellu. Aga kuidas siis nagu siit edasi minna, et kui sina mõtled, et see 75 haard on ikka jube äge ja et kuidas ma siis ikkagi võiksin alustada, siis number 1 ongi tea, kus sa oma tsüklis täna oled. Ja kui sa täna oled sellises kohas, kus võib-olla sina kuuled esimest korda, et meil on siin 28 päeva tsükkel ja meil on meeste puhul võid oma mehele saata video, kus tal on kodus nagu 4 erinevat naist, eks ju, kuu aja jooksul. Et kuidas paari suhtes see partner ka sind oskaks paremini toetada, siis vahel lihtsalt on see, et et isegi mehed ju ka ei tea, et me 28 päeva jooksul käime kõik need erinevad faasid läbi ja siis
Siis nemad tahavad kõiki asju muudkui parandada, siis vahel sa ütledki, et ma olen praegu siin perioodis, mul ongi praegu niimoodi, ma olen hästi palju emotsionaalsem, palju kurvem, tahan rahu, vaikust, pimedust, teki all olemist, pehme kampsunises olemist. Ma ei tahagi midagi teha. Siis ka mehed oskavad seda nagu arvestada ja noh, meie hormoonid ja kõik muu alati nagu aita oma mehel sind mõista selle koha pealt, et mis tähendab ka eelmenopaus, menopaus, et olles seda teemat nagu rohkem uurima hakanud, siis kaks kohta, kus suhted lähevad katki, on number üks on see, kui perre tulevad väikesed lapsed ja siis paarisuhe ei pea vastu, sest nii palju erinevaid asjaolusid ja teine koht, kus suhted katki lähevad, on siis, kui, eks ju, naine hakkab sisenema sinna eelmenopausi, menopausi ja siis samamoodi paarisuhe justkui ei toeta, midagi nagu on jälle paigast ära. Kui sa oled teadlik, no ma ütlen alati teadlik, kus sa parasjagu oled, mis sinu kehaga toimub, kuidas sinu partner saab olla teadlik ja toetada sind sellel teekonnal, siis jumal küll, nagu äge. Aga 75 hard kontekstis, tea, kus sa oma tsüklis oled, kui sa ei ole seda jälginud, siis nii palju neid äppe on, eks ju, isegi need, eks ju, sõrmused, asjad, mis mõõdavad sinu kehatemperatuuri ja väga hästi ütlevad, et kus sa oma tsüklis oled või tõesti mingi Glue, Flow, Natural Cycles, ükskõik milline mingi veebipõhine äpp. Kui ma oma rasedusi alati, kõik minu rasedused olid väga planeeritud, siis ma kasutasin tõesti sellist rakendust nagu Natural Cycles, kus ma siis kehatemperatuuri kaudu sain teada, et millal on see ovulatsiooniaeg ja muud asjad. Aga täna tõesti nutikellad, sõrmused, neil on ka see temperatuuri mõõtmise funktsionaalsus ja nad võivad väga hästi sulle ka öelda, et kus sa oma tsüklis oled. Hakka tõesti oma keha tundma õppima ja see on kõige alus, mis sind siis toetab kogu sellel ülejäänud teekonnal. Samm number 2 on see, planeerigi see alguspäev, et millal ma siis selle 75 haardiga pihta hakkan. Ideaalis alusta seal follikulaarses faasis. Need on siis päevad seal 6-10 ehk siis 2-5 päeva sealt päevadest edasi, kus sinu energia on tõesti kõrgel, motivatsioon ongi juba loomulik, uued harjumused kinnistuvad kiiremini ja see on see aeg, kus sa saad endale kõige parema stardi. Siis samm number 3 on, et näegi seda kui 4-nädalast treeningu ja toitumise raamistikku, et tõesti mõtle juba selle peale, et millised nädalad on sul rasked treeningud, millised nädalad sul saavad olema kergemad treeningud ja see ei tähenda, et sa ei teeks iga päev 2 treeningut, teed küll, aga sa juba tead ette, et näiteks et 3. nädalal sellel väljakutse jooksul sul juba on raske ja sa oskad selleks ette valmistuda. Ja saad ka oma keha rohkem süsivesikutega laadida ja muud asju ja sa ei tunne selle pärast ennast halvasti, et issand jumal, kas ma nüüd selle pärast feilin, et ma nüüd söön mingeid süsivesikuid rohkem. Ei, sa tead seda, et praegu on see 2 nädalat ja mõtled ka selle peale, et vesi ja uni, et see 4 liitrit vett on tegelikult hormoonide toetamiseks suurepärane, aga näiteks uni on see, millest Andy Frisella ei rääkinud oma raamatus ja selle väljakutse jooksul peaaegu üldse. Aga naistele on uni tohutult oluline ja kriitiline. Ja sa peadki aru saama, et kui sa oled seal luteaalfaasis, siis sa vajadki rohkem und. Et lihtsalt lisa see oma plaani, planeeri seda. Mina selle asemel, et õhtul seal 8-9 ajal magama minna, kus ma vahel olen nagu läinud, mina panin endale kella 10 kõne, eks ju. Ja siis ma silmad lahti hoidsin ja püüdsin neid asju teha. Rumal mina, aga seda mul oli vaja selleks, et õppida ja järgmine kord ma oskan siis targem olla. Ja no 5. samm on see, et logi mitte ainult tegusid, vaid ka oma energiat, et märkagi seda, et kui sa iga päev teed oma progressive fotot, võib-olla lisaga sinna sai lühike märkus, et mu energia oli seal skaalal 1-10, mis number, kuidas minu tuju siis oli, kuidas minu treening läks, mis enesetunne see kaasa tõi, et siis sa hakkad ka märkama seda mustrit. Ja see ongi väga selline oluline kuldne info sinu jaoks.
ja, ja võib-olla selline minu enda isikliku kogemuse põhjal sellise 75 hard 16 päeva kogemuse põhjal, mis mind ennast kahjustas, on tõesti see mõistmine, mis ta tähendab, see tsüklipõhine treening. Et mitte lihtsalt 75 hard kontekstis, vaid ka üldiselt. Ja, ja see on see koht, kus ma tegelikult saan aru, et ma üldse ei pea võistlema oma kehaga, vaid kuidas ma peaksin temaga lihtsalt koostööd tegema. Ma tean, et see võib-olla täna kõlab hullult klišeena, aga see tunne, kus sa seda nagu teadvustad ja saad sellest aru, siis see ongi täiesti erinev mõtteviis. Ja, ja tõesti, see on see koht, kus, kui me tunneme naistena, et isegi seal 75 päeva sees on ju tegelikult 3 täielikku 28 päevast tsüklit. Et ma siis juba tean ka seda, et 2 nädalat on kerge, 2 nädalat on raske, 2 nädalat on kerge, 2 nädalat on raske, et ma juba oskan selleks valmis olla. Et mina ei ole ju laisk, kui ma mingeid asju ei suuda nagu teha nii, nagu ma tahan. Et see ei tule sellesse, et mul ei oleks lihtsalt tahtejõudu, et mis mõttes teised saavad hakkama ja mina ei saa, et lihtsalt okei, ma olen naine, minu keha on luteaalfaasis, minu keha sõna otseses mõttes on bioloogiliselt hoopis teises seisundis ja justkui ma muidu nõuaks sealt follikulaarse faasi tulemusi, siis ma täna tean, et ma endaga ei tee seda sama asja. See ei ole lihtsalt õiglane. See ei ole õiglane sinu enda vastu ega sinu keha vastu, vaid see lihtsalt ongi nii. Ja 75 hard naistel ei ole lihtsalt lihtsam versioon, vaid lihtsalt targem versioon. Ja targem on alati tugevam. Mõtle selle peale, lihtsalt teadlikumalt. Aga niisiis, et kui seda tõesti kokku võtta, siis 75 hard mina usun endiselt, et see on väga võimas tööriist ja vahel meil ongi vaja sellist fookust, iseenda proovile panekut ja just seda, mis meil siin 2 kõrva vahel toimub. Aga naistena me peame mõistma, et meie keha läbib 28 päevast tsüklit. Me ei ole mehed, aga meie tsükkel ei pea olema takistus, miks me seda väljakutset läbida ei saa. Pigem see võib olla meie selline superpower, et kui me teame, kuidas seda kasutada. Ja minu väljakutse tänaseks teile on, et mine tõesti vaata, kus sa oma tsüklis täna oled. Täiesti selline väike samm, võib-olla 5 minutit, et lihtsalt see kuidagi enda jaoks lahti mõtestada, vaadata mingeid numbreid, kalkuleerida, võib-olla laed alla mine äppi, vaatad kuupäevi ja siis, kui sa oled ühel hetkel valmis 75 hard väljakutsega alustama, siis planeeri see alguskuupäev lihtsalt oma tsükli järgi või ükskõik mida suurt projekti oma elus. Mõtle, milline superpower sul on ka töö juures või ettevõtluses, et ma tean, et ma olen oma tsüklis selles kohas. Ma planeerin selle olulise asja sinna, ma ei tea, olulise presentatsiooni, ettekande ja selline tegutsemine tsüklipõhiselt võib muuta kõike sinu elus. Igal juhul, kui sa tunned, et see episood sind kõnetas, jaga seda naisega, kes võib-olla ka seda infot vajab või tegelikult päriselt vajab ja sa võid mulle alati kirjutada Instagrami või Facebooki või emailile, et kuidas sul läheb, et ma hea meelega kuulan, mis on sinu isiklikud kogemused ja tõesti, sinu 28-päevane tsükkel võib olla sinu superpower, et teha see 75 hard väljakutse ägedalt läbi. Igatahes järgmise episoodini ole enda vastu lahke ja sinu keha ei ole absoluutselt sinu vaenlane. Ta on sinu kõige ustavam liitlane ja võib nii palju pigem kaasa aidata sind sellel teekonnal. Nii et aitäh kuulamast, järgmiste kordadeni, tšau!